Kirjutage. Tere kõigile, kes siia on kohale tulnud. Tere, kes on raamatu loemisel, siiapoole liikuda. Täna tutvustame siis Felix Soodlaku 4. romaani juba Karu Lõks, alajas 2, alustasite selle ütluse, et kõigis on vähemalt üks romaan kirjutus, vähemalt see on mitu. Sinul on see juba 4. Lugesin just, et sa kirjutasid, et oma eelmise romaani kirjutasid 2 sõnaga. Kuidas läks Karu Lõks? Ajaliselt alustasin eelmise aasta oktoobris kuskil ja veebruaris oli valmis juba, nii et arvutage ise, ma nagu ei oska nii suuri numbreid. 100 lehekülge kuus. No võib-olla tõesti, jah, ma kirjutasin seda niimoodi, et ma panin, mul oli sülelaps, no tema sündis juulis ja kui ma hakkasin kirjutama oktoobris, jällegi kerge matemaatika, ta oli päris pisike ja tema magas õnneks graafikupäraselt niimoodi 2 korda päevas, 1,5 tundi ja siis mul oligi täpselt niimoodi, kui tema magas, siis mina jooksin arvuti taha ja hakkasin kirjutama. Sa oled varasemalt kirjutanud ulmeromaani valdavalt. Nüüd on kindlasti võib-olla liikumine rohkem armastusromaani suunas, kui ma võin niimoodi õigesti öelda. Kuidas sündis Kristjan ja Karola lugu? Ma võib-olla ei tahaks väga hirmutada ulmefänni, sest mõni siin on, ma usun, et ka siit võib leida, ma ei tea, kus nad on, aga kuskil peidus nad on. Et ka siit võib tegelikult leida selliseid ulmelikke elemente, sest ma usun, et noh, meie elus ongi ju, ka igapäevaelus on see ulmelik element võib-olla olemas. Kuidas nende lugu sündis? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, et nagu ma eelnevalt mainisin, siis mu laps oli väga väike, kui ma seda kirjutama hakkasin, see on oma esimene laps ja ma olin vaimselt natukene keerulises kohas too aeg, et ma olin kuidagi nagu ennast ära kaotanud, ma ei teadnud enam, kes ma olen. Ma olin lihtsalt selline piimarobot ja mähkmalahetusmasin. Ja siis koristada ja süüa ja laps ja koristada, süüa ja laps, et mis mees, mis muu elu, et noh, seda nagu järsku ei eksisteerinud enam. Ja see kirjutamine aitas mul jälle siis leida seda ennast. Ja võib-olla mul oligi vaja mingisugust Kristjani ja Karola tegelaskuju, et tuua tagasi siis ennast siia sellisesse kaasaegsesse noorte ellu, kes on Tartus, kes saavad linnas ringi käia, noh, kes naudivad elu ja saavad seda teha kõike, mida mina too hetk ei saanud. Jah, viiteid Tartu linnale ja kohti, mis olid väga sellised äratuntavad. Kirjelduses seal teoses ju oli küll ja küll. Kas ma võin siis niipidi küsida, et võib-olla selline mitte kirjanduslik paine või et teatud raskus, mis viis siis nende kirjanduslikult uue teekonnani ja täiesti uue looni, mille sarnast sa varem ei ole kirjutanud? Ma usun küll jah, sest et minu eelmine triloogia Hingelinnu saaga algas mõttega, mis mul tekkis nagu teismelisena ja see lugu käis mul väga pikalt kaasas. Karu Lõksuga sellist asja ei olnud, see sündis lihtsalt vajadusest midagi kirjutada. Aga see nagu kõlab nii halvasti, et tegemist on lihtsalt mingisuguse noore ema sellise fantaseerimisega ja sest et kodus oli raske. Ei, ma arvan, et ma olen pannud siia raamatusse väga palju seda sisse, mida ma olen ise elus kogenud. Võib-olla pettumused, teatud asjadega ma ei saa nüüd siin midagi nagu ette ära öelda. Aga ja need on kõik need asjad, mis nagu vajasid seda väljundit ja selleks saigi minu jaoks Karu Lõks. Väga meeldib, et sa tõid sisse selle punkti, et sa oled raamatusse toonud sisse ennast. See olekski kindlasti on minu küsimus ja ma arvan ka paljudel lugejatel. Paht ütles, et autor on surnud, et tekst on vaba alles siis, kui sa ei samastada autoriga. Tähest tahtmata peategeleme Karola. Sa oled oma romaani põiminud väga palju toidutehnoloogiat ja vihjeid, viiteid
teadusele, väga palju selliseid faktilisi väikseid märkusi, samas oled sa ise lõpetanud ju toidutehnoloogia magistri. Palju me võime siin Karoliga samastuda? Ma arvan, et minu ja Karoli ühisomadus on see, et me oleme naised ja me oleme toidutehnoloogid ja meile meeldib juust ja see ongi nagu praktiliselt kõik. Et no kui ma kirjutaks ju ennast, siis noh, see oleks ju igav, et tegelane peab olema huvitavam kui mina ja ta peab oskama midagi, mina ei oska ja tal peavad olema ka mingisugused puudused, et ideaalset tegelast on väga igav kirjutada. Jah, ma ei tea, võib-olla mis ma veel saaksin Karola kohta öelda, et ta lihtsalt oli, ta ei ole nagu see ideaal võib-olla, kes ma tahaks olla, aga ta oli see ideaal, kes sobis sellesse loosse, ma ütleksin niipidi. Sa mainisid, et kuigi tal on tema puudused, täiuslikkus oleks igav, mainisid seda, et sa samas oled võib-olla mingisuguseid kogemusi, mitte alati ka positiivseid raamatusse sisse pannud. Kui me jätame kõrvale selle, et on Karola, eks ju, et mõlemad olete naised ja kokku poodud toidutehnoloogia, kes armastavad head toitu. Kas on veel midagi, mida me sealt raamatust võiksime tegelikult sinu kohta leida? Ja kindlasti on. Võib-olla see, millised mehed mulle meeldivad. Aga noh, seda ma... Seda kindlasti lugenud. Seda kindlasti, jah, aga... Ma võib-olla ütleks ka seda, et üks minu lemmikkirjanik, kes on ameeriklane, on Ali Hazelwood ja tema kirjutabki peamiselt siis naistest, kes ongi teadlased. Kas nad on seal füüsikud või keemikud või tal võib-olla on ise ka selline mingisugune teaduslik taust. Ja mulle nii tohutult meeldib see, kuidas ta võtab nagu võib-olla mingisuguse puise eriala, noh, teadus, eks ole. Ja ta võtab nagu selle naise ja ta paneb ta sellisesse romantilisse situatsiooni ja kuidagi nagu sellised lugejad võib-olla, kellel ei ole seda teaduse tausta, näevad, et need on samamoodi inimesed, et see matemaatikaõpetaja peab ka kuidagi ju selle oma lapse tehtud saama, eks ole, kes tal kodus võib-olla on. Et see ei ole ainult nagu niimoodi, et sa oled seal laboris terve päev ja sa oled nagu tuim kala ja et mulle nagu nii meeldib, kuidas ta kasutab ära seda teadust ja ma tahtsin seda täpselt sama teha. Et kui keegi on tema teoseid lugenud, siis sealt näeb ära see, kus ma olen väga palju inspiratsiooni saanud just Karola jaoks. Ma panin praegu mõtlema, kui sa ütlesid, et ühelt poolt ka matemaatikaõpetaja, võib-olla matemaatika ei tule täiuslikult välja, kuidagi peab see laps ja muu elu ka tulema ja poes peab käima ja piima peab ostma. Kui palju oli tegelikult romaanis seda köögipoolt, et Karol oli andekas teadlane, suurepärane, keda võib-olla isegi ei väärtustatud piisavalt, oleks võinud olla isegi veel suurepärasem. Et sa vastandad mõnes mõttes sellist täiuslikkust ja pettumusi, siis on sul selline hästi kirglik pool, samas Karol oli hästi ratsionaalne, võib-olla isegi natukene kuiv, peategelased teisteni me veel jõuame. Teadus, sul on selline irratsionaalne, hullumeelne armastus, sa ikkagi pidevalt teda vastandad, et kas see oli teadlik oli? Absoluutselt, jah, see pidigi nii olema. Lihtsalt, et inimene, kes on hästi nagu reeglites kinni ja kuidas ta reageerib siis sellele, kui järsku ei ole enam reegleid, sellega nagu mängimine ja ega võib-olla siin on mõni kirjanik ka, ma olen nagu näinud mõni võib-olla kuskil istub. Teab ise ka, teavad ju kirjanikud, et tegelased hakkavad võib-olla mingi hetk nagu oma elu elama, nad võib-olla nagu sa suunad neid, aga mingi hetk sa tunned ära, et see tegelane tahab hoopis seda teha, mitte seda, mida ma sundin temast. Ja Karolal oli nagu täpselt sama, et ta hakkas ise ennast nagu avama rohkem ja mitte ainult siis tänu Kristjanile. See on huvitav, et kui sa nüüd ütled,
mitte tänu Kristjanile, samas kui ma lugesin, siis tegevus liigub selles suunas, et mõnes mõttes Karol annab järele. Et ühelt poolt on vaimustav teadlane, ta veedab kõik oma vaba minutid laboris, see on kõik, millest ta mõtleb. Ja sul on vastandiks selline hästi tugev meesfiguur, domineeriv ja siis Karol kuidagi hakkab natukene talle nii-öelda alluma. Sellised vastandid ühel mõnes mõttes nagu põimuvad. Kas see oli sümbol, mida sa tahtsid edasi anda, et jah, võib-olla tõesti, mulle nagu meeldib mõelda, et Karola, see raamat on ju kirjutatud tema vaatepunktist, eks ole. Et kui sa ütlesid enne, et ta on hästi selline ratsionaalne ja faktides ja põhinev ja kuiv ja see, kuidas see terve raamat on sellest, kuidas tema seda maailma nagu näeb. Ja tõesti on suurepärane ja sa ütlesid, et ta võiks olla isegi veel suurepärasem ja teda võiks veel rohkem kiita. See on see, kuidas tema ennast näeb, et võib-olla ta kõrvalt ei olegi nii suurepärane, me ei tea seda. Ma loodan, et on, aga lihtsalt see on see tema tunnetus, et ma olen geenius, keegi ei mõista mind, ma võib-olla tahan maailma nii palju paremaks teha, aga mul on visatakse kogu aeg kodaratesse, eriti veel naiste poolt. Ja see tegi kõige rohkem haiget ja see on nagu see, ma ei saa öelda, et minuga on see juhtunud üks-ühele, aga see on väga selline valus teema võib-olla, eriti teaduses. Ma küsiksin siinkohal, et kas see oli teadlikult sisse kirjutatud, võib-olla need raskuskohad teaduses, kus, ma ei taha liiga palju ette öelda, aga kus kitsal erialal tekib võistlemine, juhendaja ja juhendatav, et suhted hägustuvad, kõik kandideerivad ju samadele projektidele, üks sama pott, kõigil on unistused, kõigi jaoks ei jätku ja tahes-tahtmata see võistlus läheb, see ei ole ilus pool teadusest ja seda sa tõid ka tegelikult Karu lõpsus välja. Kõik on head, aga kõigil ei õnnestu. Ja ma olen sellega kokku puutunud mõnevõrra oma töös, aga ma ei saaks nüüd niimoodi öelda, et Eesti teadus tegelevad mehed ja naised on kõik ussitavad ja kõik viitavad üksteist, absoluutselt ei ole ju tegelikult nii. Aga oma töös ma tõesti olen näinud seda, kuidas projektirahad lähevad võib-olla sellele ettevõttele, kes on suurem, et nad võtavad endale nagu need kõige mahasemad projektid ja siis võib-olla väiksemad ettevõtted, kes on ka väga tublid, aga kes lihtsalt nagu ei pääse juurde sinna nagu meepotile ja seda on, aga ma usun, et seda on igas valdkonnas, et siin ei saa nagu, ma nagu ei pane siin kedagi nagu et see on nagu paha või. Aga tõesti väga teadlikult jah, et võib-olla avaldagi lugejale, kes ei tea neid intriige, võib-olla kes elab täiesti teises maailmas, suhtleb teiste inimestega, kes ei ole siis tegelenud teaduses, et võib-olla nemad saaksid siis rohkem ka aimu, mis elu see keskmine Eesti teadlane siis võiks elada. Võib-olla mitte just see Kristjani osa, aga just see töö osa. Tegelikult, milline on noorem teadur, milline on tema roll, võib-olla millised raskused temal on, et ühelt poolt sa alles kasvad ju teadlaseks, teiselt poolt sa oled ka eas, kus sa peaksid pere looma ja tutvusi looma ja tööd tegema ja võib-olla pangalaenu võtma, et kodu osta. Ühes väga kitsas ajaaknas toimub tohutult palju. Absoluutselt, ja noorem teadus on väga hea teha, et sa oled nagu noor inimene, kellel on nii palju potentsiaali, noor naine veel ja järsku nagu sul on nii palju võimalusi tööl ja sa tahad ju, et sa edutatakse, sa tahad ju veel järgmist projekti, sa oled nagu ahme selle janune on võib-olla õige sõna, et teha veel ja veel ja veel, aga samas hakkab see, et ema on nagu, et aga tahaks lapsi, et millal ma teen sulle need, eks ole,
kui ma ju nii väga armastan oma tööd ja mulle ju meeldib, mida ma teen ja noh. jah, et see on keeruline, et leia endale mees, samal ajal vaata, et sul vaimne tervis oleks korras, tee sporti, eks ole, aga samas sa pead veel olema veel eeskujulik kodanik ka, et see on naistele väga suur surve, ma arvan, tänapäeval. Nagu sa ütlesid, et tegeled lapsega, siis jooksed kirjutad 146 tegeled lapsega. No vaata, mina kirjutan, ma ei kirjuta kohustusest ega rahast, sest et ega selle eest ma ära ei ela, eks ole, see on mingi 1 kuu pangalaen, sa ei makstud nagu selle raha eest, mis ma selle raamatu eest sain. Et okei, võib-olla 2 kuud tuleb välja. Meil on kallis ma. Aga jah, et mina teen seda hobist ja paraku on ju ka neid inimesi, kes peavadki kirjutama, kes peavad sundima ennast kirjutama, sest muidu raha ei tule ja siis sa ostadki poest ainult seda läheb piima ja kirjuta saia ja ei saa sinna isegi seda lemmikvorsti peale. Rääkides nendest raskustest, ma läheksingi edasi veel ühe võib-olla mitte nii rõõmsa teemaga, aga mis kindlasti jooksis siit romaanist läbi, võib-olla pettumine ja selle paratamatus. Loeksin paar lauset ette. Sa kirjutasid, et täiskasvanuks saamist tähistab mõistmine, et sinu elu ei ole nii suurepärane, nagu sa lapsena soovisid. Astronaut, president, ajukirurg, näitleja, laulja, et sind ei ihaldagi su lihastes ohtlik eriväelane, vaid hoopis teistsuguse kuuskotiga mees. Iga armastus. Romaanist jookabki läbi võib-olla heitlus leppimise ja ootuste vahel, võib-olla unistused, mis sul on olnud nii erialaselt kui ka isiklikus elus. Mõtlesin, et Karola pidi leppima, et tema teadustööd ei hinnatud nii vääriliselt. Samas ta eelistab alistuda Kristjanile, mõnes mõttes teeb see teda õnnelikuks. Midagi ta kaotab, midagi ta võidab. Kas see kaotus on paratamatu? Kui sa seda kirjutasid, mida sa mõtlesid selle jaoks? No saladuskattel ma võin öelda, ma teadsin neid küsimusi ette ja ma harjutasin kodus, et ei oleks liiga igavad vastused. Aga ma ei saanud väga kaua harjutada, sest keegi ei viitsinud mult neid küsida. No ma ei saanud teha niimoodi üks ühele läbi võtta. Ja siis ma küsisin ka teistelt, et no mis nemad arvavad, et kas see siis on võimalik, et kui sa lased lahti oma eelarvamustest või lootustest, et kas siis see tähendab, et sa võiksid tunda ennast vabamana või rohkem nagu mõnu, midagi sõnastada täiesti ilusti, ma ei oska praegu. Aga, ja sest minu esimene reaktsioon oli ei. Kui kõik ei lähe nii, nagu mina tahan, siis mina ei saa sellest tunda mõnu ja ma olen väga pettunud ja kõik on pöörikutud ja kõik. No see on see, mis on minu iseloomis. Aga samas ma küsisin seda teiselt oma pereliikmelt ja tema ütles absoluutselt. Ja võib-olla nagu nii ongi jah, et ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, seedima seda küsimust. Ja tegelikult me ju kõik pettume elus. Ja no okei, see oli nüüd väga pessimistlik, aga no me pettumine on osa meie tunnetest, mida me võime tunda elu jooksul. Noh, samamoodi nagu kurbus ja jäämidesse, et kui sa sead oma ootused liiga kõrgele, siis on täiesti paratamatu, et sa pettud ja võib-olla kui sa võtad natuke vabamalt seda asja, siis sa naudid seda lõppude lõpuks palju rohkem. Mina ei ole selline. Minu asjad peavad minema täpselt nii, nagu ma tahan, muidu ma pettud. Aga Karola on minust targem ja tema sai aru, et kui sa lased asjadel minna omasoodu, siis võib-olla asjad lahenevad paremini. Võib-olla lugejale selgituseks laiendan seda küsimust, et kui ma lugesin seda romaani, siis mul tuli meelde Tramm nimega Iha, seal olid tegelased nagu Stanley ja Stella. Et on selline ilus õde Blanche, kes kaotab elus palju, siis ta läheb Stella juurde nii-öelda ajutiselt elama ja seal Stella
võib-olla selline natuke praktilisem, elab kitsikuses, Stanley on selline maskuliinne jõhkar, sööb maikaväel, mis Blanche'ile oli täiesti vastuvõtmatu. Aga mida Blanche ei mõista, et ta vaatab, kuidas Stella ja Stanley kuidagi kirglikult armastavad üksteist ja Stella leidis õnne sellest pasinusest. ja Karu lõpus siin tegelased elavad justkui sammu võrra kaugemal, et ühelt poolt jah, nad on osa tegevusest toimub maal, kus nad on kogu maailmast eraldatud, selline vana puitmaja ka mõnes mõttes kõike ei ole, eks ju. Aga teiselt poolt mees peategelane on tuntud kirjanik, edukas, Karola on edukas teadlane, rahaprobleeme neil ei ole, tegelikult nad on viidud nende samm kõrgemale, aga samas kuigi jah, Karola suudab olla edukas teadlane edasi, siis ta mõnes mõttes annab endast väga suure osa ära, ta annab oma aja ära, ta annab oma vabaduse ära, ta allub 100% sellele meestegelasele. Mida ma küsisin, et kas pettumus unistustes võib paradoksaalselt viia mingisuguse sügava naudinguni, nagu võib-olla Stella oli õnnelik Stanley'ga, Karola oli õnnelik Kristjaniga. Et see, et sina ei suudaks. Mina ei suudaks, aga tema suudaks, jah. Temaga oli see juhtus. Ja mulle nii meeldib, kuidas sa seda analüüsisid, sest kui ma kirjutasin, ma üldse ma ei mõelnud nii süvitsi seda kõike. Aga see on nii tore, et see kuidagi see tukkus välja niimoodi. Ma nüüd kujutan vaid ette, et kui sa kirjutad nii, nagu sa tunned või süda ütleb, aga kui mina seda analüüsin Inglise kirjandus- või keeletudengina otsin neid teatud märke sealt, mõtlen, mida sa võisid küll mõelda ja tegelikult üldse sa niimoodi ei mõelnud. Ei noh, ütleme, et mõtlesin. Ma ei tea. Vaata, võib-olla see ongi see kirjanik versus kirjandusteadlane, et kirjanik vaatab, et mis sõna on ilus ja kuidas see lause ehitus oleks mõnus ja kuidas lugu edasi läheb. Ja siis kirjandusteadlane vaatab seal, et nii, nüüd ta mõtles siin seda ja seda. Ma ei tea, noh. Oli küll nii. Kuigi ma pean ütlema, et Karu üks hästi heas võttes lihtsas keeles, et hästi ladus on lugeda. Läks. Ma ei tea, kas ma olen ühtegi romaani nii kiiresti, mul oli ka natuke motivatsiooni. Et ma teadsin, et selline äge üritus on tulemas, aga tõesti väga kerge on haarata tegevus kogu aeg toimub. Ja oota, ma ei oskagi kirjutada keeruliselt. Mul on nagu see 2 režiimi, et 2 on nagu see hästi kantseliitlik keel mingi projektide jaoks, kus sa kasutad hästi keerulisi pikki sõnu või siis omamoodi teadusi sa ju põimisid siia sisse, kaadrum kulutama ta. Ma tahaks osata kirjutada niimoodi luuleliselt ja ilusti ja ma ei oska selliseid sõnu. Võib-olla kui Karola on pragmaatiline teadlase tüüp, siis... No teda ei väga lihtsalt kirjutada. Võib-olla Kristjan oleks võinud rääkida natukene sügavamalt või kasutades sõnu, mida ma ei tunne. Aga räägime Kristjanist. See on hästi huvitav keskne romaani meesfiguur, hästi maskuliinne, domineeriv, võib isegi öelda, et üürne tegelane. Kas eksisteerib ka Kristjani prototüüp? Jällegi küsimus, mida me kodus läbi harjutasin. Ja me otsustasime jääda selle vastuse juurde, et kui te väga hästi siin ringi vaatate täna praegu, siis te võib-olla leiate selle prototüübi. Aga paraku Kristjan Karu elab ainult minu peas ja nüüd ka siin kaante vahel, aga seda meest ei ole päriselt olemas täpselt sellisena, nagu ma ta sinna kirjutasin, et ta võiks olla, kahjuks seda ei ole. Just mõtlengi, et kui sa ütlesid, et nüüd ta eksisteerib sinu peas ja nüüd kaante vahel, kuidas tema karakter sündis, kas see oli võib-olla selline unistus või lihtsalt mõte, milline võiks olla üks ma räägin sulle täpselt, kuidas see sündis. See oli niimoodi, et mul tekkis peas ühe loo mõte, või no see pole isegi lugu, see on lihtsalt stseen. Kuidas üks tüdruk kolib
puude kohta, elekter läheb ära ja siis ta läheb naabrimehe juurde ja koputab, et kuule, kas sul on, ma ei tea, patareisid või küünlaid või midagi. ja siis tuleb välja, et seal elab üks üksik mees, kes on väga suur ja väga tugev ja tugevate silmade eestega ja siis ta ütleb, et aga tule sisse. ja siis tuleb välja, et tal on kõik seinad on raamatupiirid täis ja tuleb välja, et ta on kirjanik. vot see oli see stseen, see oli lihtsalt selline pilt kuskilt see nagu tuli ja sealt edasi, see juhtus juba paar kuud varem, kui ma hakkasin päriselt kirjutama. ja siis ma mõtlesin, et ma tahan kirjutada teadusest. punkt 1 oli teadus, et ma saaksin lahti nendest asjadest, mis mind jäid kripeldama võib-olla minu ülikooli ajast. ja punkt 2, see teine tegelane pidi olema kirjanik, sest ma arvan, et väga paljud kirjanikud on kirjutanud kirjanikest. ja sellest, kui raske nende elu on ja kui masendav ja vaimselt kurnav ja mulle väga meeldib, ma ilmselt ei leia seda kohta raamatust üles praegu, kuidas ma kirjeldasin, et raamatu kirjutamine on selline hullumeelsuse seisund, kus sa fantaseerid ja paned oma mõtteid kirja ja sunnid nagu teisi inimesi siis uskuma, et see võikski nii olla. me oleme kõik natuke hullud hoopis. Kui kirjanduslik paine. Aga kuidas ei ole, me istume tundide viisi üksinda arvuti taga, klubistame seal, võib-olla joome teed või kohvi või veini või eks ole, ja me kujutame midagi nii eredalt ette ja siis me paneme kirja ja tahame, et teie seda kõik ka loeksid ja oleksite meiega koos. Kuidas see erileb keskmisest IT-poisist? Küsin provokatiivse küsimuse. Ma ei tea, no siis ma olen oma mehega mõlemad hullud, et kui IT on ka nagu. Tulles tagasi Kristjani juurde, mulle meeldis su kirjeldus, kuidas see mõte tekkis, et elekter läheb ära, naine läheb naabri juurde. Ma sellist naabrimeest tahaks ka endale, see mõte mulle meeldib. Aga lähme natukene vürtsikamaks. Selline romaan, selle kirjutamine, lastele ma seda ei soovita, see nõuab teatud julgust. Küsin, et kas oli mingeid piire, mida sa tahtsid selle romaaniga nihutada? No ütleme, et jah ja ei. Mingi hetk mu toimetaja, kirjastaja, kes ta veel ikka juba ei olnud, küsis, et äkki ma tahaks avaldada seda Marju nime. Mitte, et see nüüd oleks nüüd midagi nii erakordselt võib-olla rõvedat või ilbet või ei. Lihtsalt, et kas sa oled kindel, sest et mu eelmised raamatud on ju kõik olnud noortele ja minu lugejaskond on enamasti väga noor. Et nüüd ma pean siis kuidagi selgeks tegema, see ei ole noorte teos, palun, kui sa oled seal mingi 12-13 jumala eest, jäta see oma ema öökappi, ära ava. Aga nad teevad seda niikuinii. 16 pluss nägis olen. Aga tegelikult, olgem ausad, väga paljud meist on vaadanud Troonide mängu, on lugenud Troonide mängu, on sarju ja filme ja raamatuid, mida me tarbime igapäevaselt, kus on sees kahe või inimese vaheline siis selline intiimsem olukord, et miks siis see peaks olema kuidagi nii palju provokatiivsem kui kõik need muud asjad, mida me tarbime, eks ole. Ja see on see mõte võib-olla, mis rahustas mind ennast, et ma julgeksin oma nime siia peale panna. Nüüd kindlasti, kui mingisugune Maie Põltsamaalt läheb raamatukokku, väga konservatiivne Maie Põltsamaalt, avab selle, loeb läbi, punastab, aga loeb läbi, viib raamatukokku tagasi ja kirub, et issand, mis asi see veel oli, jumalauta, eks ole. Aga talle võis see meeldida, ükskõik mida ta ütleb, ma arvan, et
et kindlasti tuleb neid inimesi, aga iga raamatuga on ju neid, kellele ei meeldi ja kellele meeldib. ja nüüd sina loevad lõpuni. loevad lõpuni, see on kõige olulisem. kas need erootilised stseenid, mida siin raamatus oli ohtralt, kas see oli teadlik valik või see kuidagi sündis koos nende lugudega, koos Karola ja Kristjaniga? ma arvan, et nende suhte dünaamika on täpselt selline, et kui ma ei oleks kirjutanud mõnda stseeni nii detailselt, siis ei oleks lugeja võib-olla päris nagu haaranud seda mõtet seal sees. Sest et need, kes ei ole lugenud, Karol on selline jah, nagu sa ütlesid, suhteliselt kuiv ja Kristjan ütleb, et kui sa tahad olla minuga koos, siis sa pead tegema täpselt nii, nagu mina ütlen. Ja Karola on alguses nagu mis võidas, vaata ei, mina olen tark naine, mina teen täpselt nii, nagu mina ise tahan. Ja lõpuks ta siis tõesti nagu hakkab valistuma. Ja nagu ma ei ütleks, et Kristjan manipuleerib teda millegagi, aga ta ei anna Karolale kõike seda, mida ta nii väga ihkab. Ja ma usun, et need stseenid on seal väga vajalikud selleks, et näidata siis lugejale, mida ta siis lõpuks sai selle eest. Et ta nii-öelda andis osa endast nagu ära. Nüüd tuleb kirjandusõpetaja küsimus, kui me jõuame pealkirjani Karulõks, mida tahtis autor sellega öelda? Ehk siis, kui me mainime seda, räägime ürgsest kirest ja sümbioosist armastusega, mida Kristjan mängu toob, või oli see midagi, tähistas see Karulõks midagi, mingit muud lõksu? Aga mida, ma küsiks kõigepealt, mida sina arvad, et see tähendab? Ma tulisin ausalt kuni lõpuni välja, kuna sa oled varasem ulmekirjanik, ma mõtlesin, et kas Kristjan on ikka päris inimene või ta on mingi loom. Siin on, mida ma viimasel hetkel teada saan, ma ei ütle, mis ma teada saan. Ma mõtlesin, kas see on sellega seotud väga pikka aega. Et lõpuks avastab, et tegemist pole, eriti seal on üks stseen, kus Kristjan magab vist alasti karu naha peal, hundi naha peal, mõtlesin, miks mingi mees hundi naha peal magab. Miks ta põrandal magab, et siin peab mingi märk olema. Ja ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, kuidas sündis nimi Karulõks. Aga see kõlab ilusti ja kirjapilt on ilus. Et kui see kirjandusõpsi väga palju ei heiduta, siis ma panin selle nimeks Karulõks, sest see kõlab lahedalt ja see näeb ilus välja. See tähendus minu jaoks realiseerus alles nüüd, kui raamat on juba ilmunud, sest ma hakkasin analüüsima nagu sinu küsimused, siis ma hakkasin ka uuesti analüüsima. Ja ma arvan, et Karulõks püünis on see suur, eks ole, hästi valus, kui need rauad niimoodi kokku lähevad. Et siin raamatus on nagu väga palju seda, kui sul on minevikus mingisugune asi, mis kinni hoiab, milles, kui sa ei ole saanud andustada, siis selleks, et sa jõuaksid selle andustuseni, sa pead võib-olla loovutama endast mingi osa. Ja lõksus või püünisest pääsemiseks sa pead samamoodi siis võib-olla loovutama oma käe, et saada vabaks. Ja võib-olla see tähendab nüüd minu jaoks seda, jah. Ja ometi Karola võitis sellest äraandmisest väga palju. Jah, aga see hirm on ju palju suurem. Räägime natuke kirjutamise protsessist. Sa ütlesid, et sa kirjutasid selle raamatu kuskil 3-4 kuuga. Kas oli mõni tseen, mis sündis väga kergelt või vastupidi? Oli mõni hetk, kus sa tundsid, et nüüd ma ei tea, mida teha või nüüd kuidagi läks raskeks? No väga kergelt sündisid teatud tseenid. Need oli kõige lõpusam kirjutada ja natuke jooksin kõrvale ka midagi
promilliga ja siis läksid väga kergelt need mõnusad asjad. Ja oli ka üks teatud koht, kus, see nüüd tuleb kirjanduspolitsei kohe kohale, kus ma kasutasin AI-d. Sest et mul olid mõtted täiesti otsas ja ma olin täiesti tupikus omadega, ma ei teadnud, kuhu edasi minna. See oli selline koht, kus nad on seal maal ja mu lugu tahtis minna väga tugevaks õuduslooks või ulmeks. Ja mul oli see valik, et ma olin seal kuskil kolmandik oli juba valmis, et kas ma nagu tõesti muudan selle terve loo suuna ära. Et see oli umbes seal, kus tuleb see unenägu. Ja ma mõtlesin, et kas ma teen selle unenäoks või ma teen, et see on päris. Ja lõpuks ma otsustasin, et see on siis unenägu, et see ei ole nii ulme. Aga tegelikult ta ju on ulme, mis sa arvad? Pean kindlasti seal piirimail ja kuni lõpuni välja ma mõtlesin, et kas nüüd tuleb, et kas see on päris, kas need tegelased on inimesed või ikkagi selgub, et nad ei ole. Et võib-olla ta on nii ürgsel tasandil, et tegigi küsimus, et kas keegi päriselt, kas nad on inimesena loomad või nad on päriselt loomad? See on hea küsimus. See jääb sinu otsustada, kui lugeja otsustada. Sest see, kui mina praegu ütlen, mis see minu tõde on, siis ma ei taha seda rikkuda lugeja jaoks. Ja kõik jääda parem. Ja jällegi, see on ju kõik Karola silmade läbi. Kui ta ütleb, et Kristjan urises loomalikult, no see võis olla lihtsalt nagu ursa. Ja kui keegi teeb miaust, okei. Sa tõid sisse tehisintellekti, see tahes-tahtmata, ma arvan, et see küsimus hakkab ka väga palju kultuurivaldkonnas väga rohkem ja rohkem üles tulema. Väga äge, et sa tõid selle praegu välja. Kuidas sina tunned, kas tehisintellekt juba tungib ka sinu loomingusse või kirjutamisprotsessi sisse või see pigem oli ühekordne juhus? Ma ei ütleks, et ta tungib sisse. On raamatud, mis on AI-de kirjutatud juba praegu, no seda sa näed ära, et seal on päris inimese nimi, aga see tekst on lihtsalt nii kohutavalt halb ja toimetamata, et no see ei saa olla päris inimene, kes selle kirjutas, aga jällegi paratamatult AI läheb aina paremaks. Et kui sa mõtled ju võib-olla mõne video peale, mis tehti aasta tagasi, kus oli mingisugune sigri-migri ja aru saada, et see on roboti tehtud, siis tänapäeval jagavad vanaemad Facebookis mingid videod, kus kass paistab beebi ära mingisuguse hai eest. Ja see näeb välja päris. Noh. Ja jällegi see tundib ka kirjandusmaailma, see tundib igale poole sisse ja me peame kuidagi lihtsalt õppima sellega elama ja seda kasutama ära õigesti. Ma ei tea, siin on näiteks üks ajalehe artikkel siin raamatus, aga kuna mina ei ole ajakirjanik ja ma ei oska sellist rolli ajakirjanduslikku keelt, siis ma ütlesin ka aine, et kirjuta mulle umbes midagi valmis. Ja ta kirjutas väga rõvedalt ajakirjanduslikku teksti. Täpselt sellist, mida sa võid lugeda kuskil, ma ei tea, kuskil Eesti Naises või mis iganes. Ja loomulikult ma muutsin seda, et see oleks ju ikka õige ja et see oleks nagu minu sõnadega, aga just see nagu see struktuur andis mulle väga palju. Ja ma ei arva, et see oleks mingisugune häbiasi. Eks me kõik kasutame vahepeal AI abi, et on seal siis vahet, kas ma teen seda nagu oma hobi korras oma raamatus või ma küsin ChatGPT-lt, kuidas täna lõhepastat teha, et mul on 1,21 kilo fileed ja kavamist aapus küpsekad. On see vahet siis lõpuks või? See on AI puhul huvitav, et ega ta justkui ei loo midagi uut. Ta baseerub sõnastatistikal, et ta ennustab järgmise sõna tõenäosuse sõltuvalt milline eelmine sõna. Kui me küsime näiteks teemade kohta, siis ta annabki seda, mida statistilise tõenäosusega
selle küsimusega seoses, kui sa seda ette annad, mis on kõige tõenäolisem, et seda oleks vastatud, et ta tegelikult annab, mida justkui enamus eelistab. Sest ta kasutada nüüd kirjandusteoses ükskõik millise kultuuri loomingu loomisel, siis ta mõnes mõttes ju loobki seda, mida võib-olla enamus tahab kuulda või mis on tuttav. Aga samamoodi raadiokanalid ju, eks ju, eks nad lasevad neid tüütuid poplaule, sellepärast et statistiliselt inimesed kõige vähem siis pööravad sealt kanalilt ära. Et kas on see oht, et me kasutame AI-d, kui sul on küsimus, et kas ma kirjutan nüüd seda või teist ja siis valitaksegi see, mida enamus võib-olla tahab ja me hakkame sattuma sinna korduvuse tsüklisse. Oht on kindlasti, absoluutselt. See ei ole mingisugune jumalate kingitus meile, see AI, see on meie enda loodud, kasutab meie endi tehtud asju, materjali. Kui mõelda kunstnike peale, siis väga palju kunsti, või noh, mitte kunst, aga ütleme siis pildid internetis on kõik AI tehtud ja ma ei tea, võib-olla AI tõesti võtab justkui maailma üle, ma ei tea, sellepärast ma alati olen viisakas selle chat-GPT-ga, et kui peaks nagu olema, siis ta mäletab mind, et see Berit selle meili aadressiga oli vähemalt minu vastu viisakas. Ma olen ulmekirjanik tavaliselt, no ma pean mõtlema sellistele asjadele, ma pean olema valmis. Et kui teised nagu varuvad vett ja konserve, et kui peaks nüüd tuumasõda tulema, see on ka nii kuulmelik. No ütleme, no tavasõda siis mina varun vett ja konserve, kui AI võtab üleval. Materjali järgmised romaaniks. Küsime veel natuke kirjutusprotsessi kohta. Mida sa kirjanikuna tunned, kui sa oled romaani lõpetanud, kas tekib ka tunne, et ma oleks tahtnud midagi täiesti muuta või nüüd ma oleksin võinud teha teistmoodi? Aga mis hetk on see lõpetamise? Kas siis, kui läheb trükkile? Sest et kuni toimetamiseni välja tegelikult ma saan kõik muuta veel. Ja ma tegingi seda. Mul oli, ma ei tea, mitu teist lugejad, võib-olla 3 või koguni 4 ja iga kord, kui keegi läbi luges, siis üks näiteks ütles hästi hea kommentaari, et ma ei saa seda öelda. No ühesõnaga, suur loogikaviga ja ma parandasin selle ära. Ma pidin peaaegu 2 peatükki ära muutma sellepärast, et mul oli see mingi loll loogikaviga. Ma lõpuni välja, kuna mul on nagu oma perekirjastus, et see ei lähe kuskile kaugele suurde varrakumasinasse, siis ma saangi tegelikult igal hetkel ju kõike veel muuta, kuni siis on juba küljendamine ja tegelased, kas Karol ja Krista elavad sinu peas veel edasi? Kui sellist saab? Üks mu tuttav luges läbi ja ütles niimoodi, et tahaks ruttu teist osa. Ma olen nagu, mis teie osa? Mis asja sa räägid? Ma alles lõpetasin esimese või noh, ta ei ole mõnetus, et siit lugu jätkub. Aga ma teen ela edasi. Kui ma mõtlen sellele loole, siis ma mõtlen ikka sellele, mis on juba kirjas. Ja mis on väga vastandul sellele, mis on mu siis eelmised raamatud, sest et see eelmine lugu käib mul küll peas edasi, kuigi see on lõpetatud. Ma ei tea, mis neist edasi saab. Sest et see on lõpetatud täpselt, see lõpp on, sa tead, aga see lõpp on võib-olla väga sarnane sellele, kus mina oma elus olen ja kuna ma ei tea, mis edasi tuleb, siis ma ei tea ka, mis nende jaoks edasi tuleb. Küsin laiema küsimus, kas on veel midagi, mida mina ei ole küsinud, aga mida sa oleks tahtnud, et ma oleksin küsinud või midagi, mida me oleksime võinud puudutada, kuhu ma võib-olla ei jõudnud? Või külg sellest romaanist, mis jäi mainimata? Miks üldse kirjutada, kui sa midagi sisse ei too? Ei tea, noh. Ma arvan, et äkki need head küsimused tulevad hoopis publikult. Ja nüüd on
me oleme 45 minutit rääkinud, tavaliselt viimased 15 või 10 on publiku küsimused, et kas on, jaa, kohe on küsimus. haaraks nagu kahest teemast, et üks väga ebaõnnestunud väljend, ebausk, no see ei ole ebausk, vaid ma pigem nimetaks maagiaks, et esimest korda kuulnud, et keegi suhtub AI-sse niimoodi, et respektiga, aga kas samasuguse respektiga suhtub sa oma nendesse tegelastesse, et nende kohta nagu halba ei tahaks öelda ja nii edasi. Et siis teisipidi veel kaugemale siin, ma ei tea, kas keegi on käinud, siin oli Umberto Eco loeng. Tema küll rääkis sellest, kuidas tema mängib oma tegelasi. Selle ma pakkan sel hetkel ära ja nii edasi. Et kas sinu suhtud enam ka samamoodi aeg-ajalt tegelastesse või ei? Väga huvitav küsimus, aitäh. Selle raamatu puhul kindlasti mitte, et ta ei ole lihtsalt selline teos, et nii minu tapan ära, eks ole, aga nad on siiski ju nagu minu loodud lapsed ja ma tahan neile head lõppu ja niimoodi, aga sama hästi on ju ka halvad tegelased, kellele sa võib-olla tahadki halba. Aga mulle kõige rohkem meeldib see nõks, kui üleüldse teostes on mingi selline vastik tegelane ja siis üks hetk sa ei tee talle lõppu peale, sest see on liiga lihtne, ei, vaid sul hakkab hoopis temast kahju mingil põhjusel ja siis on selline psühholoogiline mäng, et ta oli nii vastik, aga nüüd on sul tast nii kahju. See on vastik, aga seda peab oskama kirjutada, ma ei ole seda teinud, et ma tahaksin osutada. Kõigepealt peaks seda asja räägitud, et ei öelda kõrvikit, et vaadata ka noortele tema alaealistele. Aga ma tahtsin seda öelda, et tänapäeva alaealised on nii arenenud, et internet, aga nemad teavad, on nii teadlikud sellisest asjadest, et ilma millist raamatut öeldab, et internetis on kõik nii, olen väga mina ainult interneti ja nii avalik kõik. Ja teine asi, tegelikult nüüd küsimuse, kuidas te inimesed noored näevad, okei, ma seda lugeda, seda raamatut ei tohi. Aga kuidas te nüüd julgustavalt saaks öelda, ärge muretsege, kas me plaanis veel kirjutada, see jaoks tunneks ennast, et ei tule see, kui me oleme hüljatud, et meile ja meie enam lugeda ei saagi ja raamatuid, et või meil kuidas me seda seletada hästi. Ei no keelata ju ei saa mitte midagi. Ja see on hea reklaam, et kui siin poes on praegu alaealisi, ärge tulge siia, ärge võtke karulõksu kätte, te ei tohi. Tänapäeva noortega on nii, et ainult noored, nii üldse peavad ikkagi. Jah, ütleme, tegelikult on ju noortele absoluutselt kõik kättesaadav, on lastele kättesaadav, sinna ei saa mitte midagi teha. Kui ma ei saa nagu seda rääkida, sest ma isaan siin samas, aga see, mida mina tegin 12 aastat, mida ma lugesin, mida ma nägin, ma jumal pere, eks ole. Mina tea, et ma üldse normaalne inimene olen tänapäeval. Aga see on nagu paratamatu. Ma ei saa öelda, et see on sobilik. See on lihtsalt mul hakkas nagu. Kui olid mõni elukindlasti, kohe töid, et teadakule nii, et ei jaksa. Tänapäeval ainult teadus saab väga muud raamatuid. Ta näeb, et tema ei ole raha töida, ei ole näha, et kuidagi tohib ära. No tegelikult on ju paljud raamatud, kui me lähme sinna inglisekeelsesse sektsiooni, ma võin neile väga selgelt ära näidata, mis need raamatud on, sest ma olen need kogu läbi lugenud. Aga juba keelata ei saa ja aga äkki midagi sealt poolt üldse küsimus? Tere, aitäh väga huvitava vestluse eest. Mul on 2 küsimust. Üks on selline igav, teine võib-olla natuke huvitavam. Esimene küsimus on selline, et kas karulõks tähistab sinu jaoks nüüd nagu mingit uut algust? Kas sa tunned, et sa oled nagu küpsenud kirjanikuna, et need noorteromaanid on selline algus, kus said nagu maitse kätte, nüüd sa nagu avastad mingit uut osa endast.
et mis sa arvad, kas see on uus algus või see on lihtsalt selline nagu nii-öelda uus branch sinu? ja ei, ma ei viitsaks enam noortega kirjutada, kindlasti mitte. et juba selle Hõberebane, mis on siis selle hingeliku triloogia 3. osa, et ma tegin seal ajahüppe lihtsalt sellepärast, et mul oli nendest teismelistest nii kõrini ja sa ei saa nendega mitte midagi teha, eks ole. Nad ei saa, neil ei ole autojuhi lube, nad ei tohi sõita, nad ei tohi seal juua, nad ei tohi seda teha, nad ei saa, ma ei saa mängida enam teismelistega, ma ei viitsi. Ma tahan, et mul oleks täiskasvanud inimesed, jah. Nii et sinu noored lugejad peavad lihtsalt ootama, kuni... Minu noored lugejad on kõik juba täiskasvanud, nii et nüüd nad võivad juba Karulõksu lugeda küll. Ja need uued noored lugejad, need nad võivad ka. Siis mu teine küsimus oli selline, seotud natuke esimese küsija küsimusega, et kas sa oled kirjutanud sellised tegelased, kes on nagu, sa ütlesid, et nad on sinu nagu lapsed, need tegelased, aga kas sa oled enda meelest kirjutanud nagu meeldivad tegelased? Et vahepeal on autorid teinud sellised trikki, et nad kirjutavad mingi vastiku tegelase ja siis kõik ootavad, kuni tal saetakse pea maha või tehakse midagi jubedat, nagu Game of Thrones'ist rääkisid, nagu Joffrey, ja kõik ootasid, nagu temaga midagi juhtub. Et kas sa tunned, et sina oled kirjutanud nagu meeldivad tegelased, kes kõik nagu elavad, lugejad elavad neile kaasa, või oled sa teinud sellised tegelased, kelle vastu sa nagu ootad, kuidas lugeja nagu kritiseerib neid ja tuleb ja ütleb, et issand, tead, et nii jube. Hästi raske on minul olnud kirjutada tegelast, kes oleks hästi vastik. Ma ei oska teha sellist tegelast, aga ja minu meelest siin Karulõksus ei olnud sellist tegelast või ma ei tea, ei olnud ju vastikut tegelast. Võib-olla üks liin, mis seal oli seotud tema teadustööga, eks, kas see jääb talle, kas ära. Kas sinul kui lugeja tekkis nagu vastikus või selline pettumus või veel? Kuigi seal esines ju reetmine, siis tegelane iseenesest ei olnud ju vastik, vaid selge teadusmaastiku mäng. Et kõik võistlevad sama poti nimel ja üks jääb peale ja nii lihtsalt on. Aga pigem on see, et näiteks ma ei tea, vaata, piisavad inimesed ole lugenud, et võib-olla Karol on ilgelt tüütu tegelane, aga just selle eelmiste raamatute peategelase kohta on mõelnud, et ta teeb nagu nii lolle otsuseid ja miks ta seda teeb ja niimoodi. Ja ma nagu mõtlen, et nagu ma tahaks nagu sorguda täitsa, et mis mõttes, et mida ta siis tegema peaks. Et ma võib-olla oleks vastupidi, et minu jaoks selline see hero ja kõige targem ja siis järsku kõik ütleb, et ta on vist võll tüdruk, et kogu aeg ajas närvi ja... Kas see on sinu jaoks nagu tervitatavad kommentaarid, et sa nagu tahad teada? Ma tähendab, et inimene on läbi lugenud, nii et see on juba hea, eks ole. Et kui ta on laenutanud, siis mina sinna ühe laenutusse peab mingi 2 senti ja kui ta on ostnud, siis mina saan, siis ma ei saa midagi, aga... Kas on veel mõni küsimus? Kui ei ole, siis ma tänan kõigepealt Priitit ja Üks oli, et seoses sellega, et sa oled teadlane ja sa oled kirjanik, kas sa oled lugenud Kaksikspiraal, see on siis selle avastamise lugu, kus ja seal on sihuke parastav, see ei ole romaan, see on, kuidas see üks Kaksikspiraali avastaja tohutult rõõmustab, kui tema konkurent Testor Lompi vist Inglismaal eksib mingite arvudele, hõõrub käsi, ühesõnaga selline teadusesse pahub pool. Sind see enam eemale ei põleta, sest sa juba oled teadlane. Et muidugi ei, ma lugenud ei ole jah, aga sest et ma loen väga halba kirjandust. Aga näiteks soovitused. Mis on halb kirjandus? Ma loen halba kirjandust. See tähendab, et inimesed, kes ei oska kirjutada ja kes kirjutavad enamusse sellest, mis juhtub libauti ja palju vahel, kui nad astuvad suhtesse näiteks. Kas on mõni raamat, millest ei saa midagi õppida? Kirjandusõpetajana ma ikkagi jõudsin vaatan igast raamatust ja midagi õppida. Meeletub palju neid halbu raamatuid. Sa saad õppida nendest seda, kuidas mitte kirjutada.
ajakirjanik on rääkinud, on halbu raamatuid. Kas on veel mõni küsimus? Ma küsimusi on midagi. Rääkisime halbadest raamatutest, räägi natuke ka headest raamatutest, et sa hiljuti postitasid Instagrami ühe oma mingi lemmikaegade raamatud, et mis sa tunned, et on sinu jaoks kõige suurem inspiratsioon olnud, kas siis eelmiste romaanide kirjutamisel või praegu Karulõksu puhul? No Karulõksu puhul Harri Täisväevood, mida ma seal videos ei maininud, seda raamatut on kindlasti tema. Kui te ei tea, mida ta kirjutanud on, siis mingi otsige, kindlasti tema raamatud. Aga üleüldiselt on mingi, kas mingi teos või autor? No üks niisugune igel Eesti autor on, ega ma siin olen nagu sunnitahtel, eks ole, pidanud lugema, kes oskab natuke kirjutada, et tegi selle mingi apteeker oli. Oli apteeker? Ma ei tea, võib-olla oli, vist oli. Peab üles otsima selle hea kirjaniku. Kesi. Okei, aga jah, ma arvan, et lõpetame siin ära ja. Viimased 3 minutit. Kas kellelgi on veel südame peal midagi, mida oleks tahtnud öelda? On selline spetsiaalne mingi muusika, mis nagu selle raamatu kirjutamisega kokku läks või mängis siis, kui sa kirjutasid, et mis laadi muusikaga sa ise võrdled selle raamatut? Ja, see on väga hea küsimus. Mul on olemas Spotify playlist, mida ma kuulasin siis täpselt selle kirjutades seda raamatut. Kui ma seda kirjeldaksin, siis seal on nagu sigri-migri, natuke on sellist seksikat metalit, võib-olla mingi R&B, aga no see ei tähenda, et ma nüüd igapäevaselt sellist asja kuulaks, aga see on olemas küll. Ja kõige lihtsam, kuidas seda playlisti leida, võtke välja oma nutitelefon, kirjutage sisse karulõks.ee ja sealt veebilehelt te näete siis ära kõiki Instagrami, Facebooki, selle Spotify playlisti, kus seda raamatut osta saab ja isegi väikest lõigukest, mida ei saa mitte kuskilt mujalt lugeda. No raamat. Mul tekkis veel üks küsimus. See on palju küsimusi tegelikult. Ma oodan, et võib ikka küsida. Et kui mina näiteks loen raamatuid, siis minul hakkab peas ketrama film. Et kuidas kõik välja näeb ja kuidas tegelased välja näevad. Et kas sa tunned, et Karulõksu puhul on sul samuti selline pikk film peas ja kas sa näeksid, et see raamat võiks kunagi olla film? Või hoopis mõni lavatükk? Ja nüüd üks kohe Elisele Kaskale, eks ole, et sobib nagu filmiks ideaalselt. Ma arvan, et see on väga hea film, jah. Ma usun, et iga kirjanik ütleks seda oma teose kohta tegelikult, näeb neid rahasummasid silme ees ja esilinastus Apollo Ülemiste. Aga täiesti ausalt, minu eelmised raamatud ei sobi filmiks, aga see tõesti sobib, jah. Filmi veel jutt läks ja see ikka natukene teadu meie neid Eesti näitlejaid, kes sobiksid seal filmis siis neid peaosasid mängima, mida noormeesed ja neiud. Ma ei saa niimoodi öelda, ma ei ole niimoodi. Ma arvan, et nüüd lõpetame ära ka. Olgu, aga siis ma väga tänan teid kõik, kes siia tulid, kes küsisid küsimusi, kes kuulasid. Minul oli küll väga põnev kuulda sinu kirjutusprotsessist ja kuidas need tegelased sündisid ja kindlasti saab osta seda raamatut ja ma soovitan seda tõesti hästi lihtne lugeda ja sellega magama ei jää. Karuabiks nii lihtne. Eks ju, ekstraga. Ekstraga, karuabiks täiskasvanutele. Aitäh teile kõigile, aitäh!